Ja kohtume teiega täna siit Laitse rallipargis, kus toimub Drift Factory hooaja avamine. Ilmaga ei vedanud, mega paduvihm oli ja nüüd olekski väga huvitav teada saada, et mida sõitjad arvasid sellest, et kuidas sellistes kohutavates oludes sõita oli. Ja lähme siit kohe esimese sõitu juurde, Fiorello Rand. Nii, tervist! Räägi, kuidas sinu tänane päev läks? Üllatavalt hästi. Üllatavalt hästi? Tavaliselt auto veab alla, aga täna ikka töötas lõpuni. Et täna ei tulnudki paksu tossu kuskilt? Ei tulnud, jah. See on sul tavaliselt selliseks firmamärgiks saanud. Tahaks teada, kuidas sul läks tänane päev? Hästi läks. Kas midagi läks halvasti ka? Ei läinud. Täitsa päeva algusest kuni päeva lõpuni kestis auto. Ja ise olin ka valmis seekord ja kõik nagu sujus hästi. Ja kas see hooaeg tahad võistelda ka? Ja võistlen terve hooaja kaasa. Väga tubli. Eestis või Baltikumis veel? Lätis? Ja Lätis ka kindlasti. Lätis ka. No Lätis on neid striidisõitjaid meeletud koguses alati igal võistlusel. Just täpselt. Et seal saab kõvasti kätt harjutada. Kindlasti saab. Suuril kindlasti näeme. Pole kahtluski. Ma üritan kõik Drift Factory ajapäevad ka sõita läbi see aasta. Väga tubli. Väga tubli. Võt, siit võib õppust võtta. Aitäh! Kuidas selle hooaja avamise päevaga rahule jäid? Ilm oli kehv, aga selles suhtes sõita on vaja iga ilmaga. Vaja katsetada, kuidas auto on. Selles mõttes on hea. Et Eestis peab oskama seda vihmasõitu teha. No jah, ilmad on siuksed. Ja mis sulle ülejäänud hooajaks plaanid on? Kõik Eesti võistlus koos teha ja hästi sõita. Hästi sõita, võt see on väga hea, mulle meeldib siuke siiras ees. Aga kas sa Eestist väljaspool tahad ka sõita? No need teiste etapid, mis Lätis on küll, aga mingid teisi ei jaksa kinni maksta kõik. Võt siin on see koht, kus siis sponsorid otsige ülesse. Alati võib tulla. Ja mis küsiks auto kohta ka, et kas sul on selleks hooajaks mingid muudatused tehtud või kuidas autoga? Auto on põhimõtteliselt täpselt sama. Siin mõned katkist asjad lihtsalt korda tehtud ja ega muud ei olegi. Okei. Ja kas sa järgmisel rajapäeval oled ka kohal? Ma loodan küll. No võt, siis kohtume järgmine kord. Ja aitäh sulle. Edu. Aitäh.
sõitja, sina. Mina. Ja, me teeme Laitse rallipargi jaoks YouTube'i videot. Okei. Paar küsimust. Jah, palun. Alustame siis sellega, et üks üldise küsimusega, kuidas sa päevaga rahule jäid? Enam-vähem oleks võinud kuiv olla, aga noh, mis täitsa. Ma mingi hetk stardis olles nägin, et sul olid sõbrad abis autot tükkamas. No jah, Mis? see on see aasta esimene sõit, eks ole, et paar tehnilist viga ikka tuleb, et esimene probleem oli see, et jahutuslõdik ei olnud talvel liiga korralikult kinni pandud. Kusjuures mul juhtus enda autoga just sama asi. Mõned päevad tagasi. Ja nagu bemmidel on, jahutus kukub välja. Aga siis, kui see probleem sai lahendatud, siis tuli käigukangi nupul tuli splintera ja näeb praegu aku keeb. Ah soo? Et päev on küll läbi, aga... tuleb nüüd hakata lahendust leidma. Ja, et päev on küll läbi, aga asju ikka toimub. Jah, enne esimest võistlust tööd on, ütleme nii. Muidugi, aga siis ongi hea, saab kohe need nõrgad kohad välja ja siis saab poodiumit. Selle aasta esimene katsetus on tehtud ja probleemid leitud ja saame edukalt edasi minna, ma loodan. Super, ma soovin palju edu sulle selle kogu aeg. Noh, täna number 1 crashimees. Mis sul siis juhtus? Paar külje peal sisse sõitu, paar off-tracki. No aga see on ju samas selle eriala eripära. Libe oli. Libe oli? Ja kuidas see libedusele vastu hakkasid? Väiksem rehvirõhk, koilid pehmemaks ja läks minna. Vaat saite siit salanipid teada. Aitäh! Tervist, kas selle auto sõitja on ka siin? Ja. Sina? Väga tore. YouTube'i videoks küsime paar küsimust, kui tohib. No. Nii, kuidas sina jäid rahule tänase päevaga? Väga rahule. Väga rahule. Trotsisid vihma? Minule vihmal meeldib sõita. Meeldib? Pigem meeldib. No see, ma olen kuulnud seda mõne sõitja käest, siuke harv arvamus, aga aeg-ajalt siiski kohtab seda. Kuidas rehvi kuluga oli? Rehvi kulun, ainult ühe paari rehvidega sõitsime. No ja nagu tutikad oleks all. Ei olegi erilist kulu siin. Mis on sinu ülejäänud hooaja plaanid? Sõita kõik Eesti etapid kaasa striikklassis. Väga tubli. Nii palju kui saab.
Nii, tervist! Tere! Kas võib paar küsimust küsida? No ikka võib. Me teeme Laitse rallipargi jaoks videot sellest hooaja avamisüritusest ja siis küsime sõitjate käest, et kuidas neil tänane päev läks. Kuidas sina arvaksid, kuidas sul läks täna? Aega jäi väheks. Aega jäi väheks? Et oleks tahtnud rohkem olla? No siin vahepeal tuli sellist vihma, et lihtsalt väga raske oli sõita. Aga vihmatrenn see kulub ära. Ja see kulub Eestis olles on vihmatrenn hästi oluline. Ja just siukse ilmaga ju tavaliselt ongi see, et siis jõudude vahekord nii-öelda kaob ära. Aga kuidas ikkagi pean ära küsima selle küsimuse, kuidas on olla naisena driftimaailmas, mis on nii meeste poolt domineeritud ala? Mehed on toetajad. On toetajad? Ma ei tunne küll kuskilt otsast, et üleliigsena või midagi, et pigem on toetajad. Ja see rooli taga ju lõpuks oleneb kõik oskust. See mees või naine, ma arvan, et ei olegi vahet väga. Jah. Minule isiklikult väga meeldib see ja ma tahaks, et oleks veel rohkem naisi meil sõitjatena. No ma usun, et tuleb, kui üks on juba, siis tuleb juurde tavaliselt. Tavaliselt nüüd on ju. Varsti on nagu seeni pärast vihma. Jah, just. Aitäh sulle! võistlusauto? Jah. Ja sa sõidad mis klassis? Streeti. Kas sa tahad see aasta terve hooaja sõita või kuidas sul plaanid on? Terve hooaega. Ja võistelda tublisti? Ja poodiumile jõuda? Ja kuidas tänane päev läks? Üldiselt teist korda rajal, esimest korda vihmaga. Teist korda rajal, esimest korda vihmaga. Väga tubli. Siit saab, ma arvan, kõva kooli, sest et teades siis Eesti ilmaolusid, siis seda vihmasõitu peab oskama. Me järgmisel rajapäeval näeme ka. Ilmselt küll, kui graafik lubab. No loodame, et graafik lubab ja ikka kõik rajapäevad saab kohal käia. Aitäh sulle!
Matvei Mironov ja see on minu auto. Siis on kohe torkab silmas, et sõidab diisliga, jah? Jah. Jah, ja millest siuke valik? Sest palju ökonoomsem ja palju newtonmeetrid. Jah, vääned on. Sellepärast siis sõidab ökonoomselt. Et siin rajal umbes 10-12 liitrit ja siis kui siia sõidu, siis 4. Super. Mis sul selle autoga plaanis on? Kas sa sõidad niisama või tahad võistelda? Tahan võistelda, aga praegu tundub, et ei ole valmis veel. Plaanin siia panna teist mootorit. 3 liitrit ka sama diisel. Väga huvitav. Tore on, kui keegi hallist massist eristub musta suitsuga. Ja siis mõtlen, kas sa CO hooaeg tahad siis võistelda? Ja, võib-olla kui... Et kui auto valmistad, siis see... Umbes. Siia treeningusse, siis Drift Factorisse järgmisele tulen ka ja siis plaanin terve hooaeg sõita, aga võistlemisega veel ei tea. Okei. Ja Matsuurile? Tulen ka. Väga tore. Siis Matsuuril näeme ka. Aitäh sulle! Nii! Tänane laitseüritus on läbi saanud. Me nii lootsime, me tantsisime vihmatantsu, me rääkisime loitsu sõnu. Ikka me saime paduvihma täielikult kaela. Nagu te näete, üritus on läbi, taevas on selge. Mis toimub? Aga inimesi tuli palju, autosid oli rajal oma jagu. Me oleme tänaseks selle asja ära teinud, kõikidel on rõõmus meel ja järgmine üritus on 26. mail, nii et ole hea ja võta oma sõbrad kaasa, näeme uuesti Laitse rallipargis ja teeme jälle ühe vinge drifti treeningu.